Tere, olen Erni Kask ja räägin teile teemal ootused projektidele, kriteeriumid. Meie ühiselt kokku lepitud Tartu linna pikaajalise kultuuristrateegia ja Tartu 2024 võiduka loovkontseptsiooni ellujäämise kunstid väärtustele toetudes ja arutades neid väärtusi ka paljude loojate ja otsustajatega Lõuna-Eesti regioonis, on esile kerkinud rida kriteeriumeid ehk tingimusi, millele üks Euroopa kultuuripealinna programmi kuuluv projekt peaks vastama. Et programm oleks terviklik, originaalne, rahvusvaheliselt atraktiivne, elamusi pakkuv, aga mis peamine, meile omane ja räägiks Tartu ja Lõuna-Eesti lugu. Üllatavad ideed, mis köidavad tähelepanu väljaspool ja tekitavad seeläbi uhkustunnet kohalikes, sünnivad enamasti tavapäratute koostööde tulemusena. Olgu selleks siis Tartu linnaruumi elamuslikuks muutev autovabaduse puiestee või pärimusmuusikat moodsa helikeelega siduv Lõuna-Eesti ansambel Trade Täkk. Nii ongi valdkonna ülesus ehk eri valdkondade koostöö üks olulisi tingimusi, kui projekt soovib kuuluda Tartu 2024 programmi. Tartu on juba praegu easõbralik linn, aga arvestades, et me kõik soovime olla tegusad ja ärksad kõrge vanuseni, tuleb meil leida võimalusi eri põlvkondade sidumiseks läbi kultuuri ja aktiivsete tegevuste. Nii näiteks on Tartus juba 2020. aastast toimunud eakate kõnniringid vanemate inimeste üksinduse leevendamiseks, millest on osa võtnud ka eri vanuses vabatahtlikud. Selliste põlvkonna üleste algatuste järele on ootus ka Tartu 2024 projektide puhul. Küllap on kõik ühel või teisel moel tajunud, et kliima ja keskkonnaga on viimasel ajal toimunud mingi muutus. Tartu rahvusvaheliselt hinnatud teadlased kinnitavad seda, aga ütlevad ka, et kõigil meil, sealhulgas kultuurikorraldajatel, on võimalik selle olukorra parandamiseks oma panus anda. Nii näiteks kasvatatakse Tartus elurikkust ja vähendatakse rattaringlusega süsinikuheidet. Tartu 2024 projektid nii Tartus kui Lõuna-Eestis saavad anda oma panuse, olles korraldatud võimalikult keskkonnasõbralikult ja tegeledes elukeskkonna küsimustega läbi kultuuri. Euroopa kultuuripealinna mõte algusest peale on olnud lähendada eurooplasi ning rõhutada meie maailmajao rikkust ja mitmekesisust kultuuri kaudu. Sellepärast on Euroopa kultuuripealinn linnade ja piirkondade jaoks tänaseni üks ihaldatumaid suurprojekte, mis aitab läbi rahvusvahelise koostöö mõtestada enda toimimist ja saada uusi teadmisi ja oskusi. Koostöö omade vahel on kindlasti tähtis, aga Euroopa kultuuripealinn annab põhjuse vaadata kaugemale. Seetõttu on ootus, et kõik Tartu 2024 projektid tähendavad sisuliselt rahvusvahelist partnerlust, nagu Vanemuise ballett või Tartu Ülikooli geenivaramu. Me saame seda nimekirja läbi kultuuripealinna tegevuste muuta oluliselt pikemaks. Sellest kõigest kasvab välja pikaajaline mõju. Sest on väga õigustatud küsimus, mis on meil muutunud aastaks 2025, kui märkimisväärselt energiat ja ka raha nõudnud läbi aegade suurim Tartu ja Lõuna-Eesti valdkondade ülene koostööprojekt on lõppenud. Kas me suudame säilitada Tartu maine rahvusvahelise kultuurilinnana? Kui palju inimesi peab Lõuna-Eestit elamisväärsemaks paigaks ja kes on valmis siia kolima, et ennast siin teostada? Kuidas ja milliste uute oskuste ja kunstidega oleme kindlustanud oma ellujäämise Tartus, Lõuna-Eestis ja Euroopas? Need küsimused võiks iga Tartu 2024 programmi kuuluda sooviv projekt enda jaoks läbi mõelda. Loetletud teemasid nimetame me programmi kriteeriumiteks ja need on otseselt seotud ellujäämise kunstidega. Teisalt on nii tartlastel, lõunaeestlastel kui ka Tartu ja Lõuna-Eesti külalistel ootused kvaliteetseks ja hästi läbimõeldud programmiks, mille kohta on ammendavalt infot ja mida kavandab ja teostab võimalikult professionaalne meeskond. Kuna Tartu 2024 programmi jõudvad projektid saavad kultuuripealinna rahastajatelt, kelleks on Tartu linn, Eesti riik ja 19 Lõuna-Eesti omavalitsust, märkimisväärset toetust, on ülioluline ka projektide majandamine ehk eelarve. Nii ongi Tartu 2024 projektidel ka elementaarsed projekti kriteeriumid ehk tingimused, mida me palume igal taotlejal täita ja mida kultuuripealinna ametlikku programmi pürgivatelt projektidelt oodatakse. Teostatavus, riskianalüüs, eelarve, kommunikatsioon, meeskond. Me kõik kultuurikorraldajatena teame,
et õnnestunud resultaat sünnib ainult läbi hästi läbimõeldud plaani. Pole vahet, kas selleks on intiimne elamusretk Lõuna-Eesti metsikus looduses või aastapikkune Euroopa kultuuripealinna tervikprogramm.